MG kui mujal Euroopas juba pikalt tuntud Briti automark on nüüd samuti Eesti turule sisenenud. Juba pilk masinatele annab aimu, et tegemist on tugeva konkurendiga turul nii välimuse, varustuse, aga eelkõige ka hinnavaates. MG on Eestis. Eestis on ta alates septembrist. Ma arvan, et meie algus on päris hea olnud, et esimesed autod on meil juba müüdud, esimesed autod on tellitud, autod on tänavatel ja meil on väga hea meel selle stardi üle. Euroopas tegelikult MG on nüüd juba väga päris pikalt olnud ja ta on üsna levinud tegelikult Euroopas, kui Hiina autotootjatest on ta kõige enim müüduim bränd. Päris pikalt teistest ees. Ma arvan, paljudki, kes on käinud kuskil Euroopas puhkamas, on saanud selle näiteks kas endale rendiautoks või mingi muul moel kokku puutunud ja kui nüüd mainida mingit suuri turge, siis Hispaanias on MG omab ikkagi üle 5% turuosa, sama asi on Inglismaal, et on väga hea toode. Kui palju on ikkagi neid britte ja brittide sellist järjekindlust selles autos veel sees? Kuigi bränd kuulub täna Hiina autotootjale SAIC, on britti järjekindlus sees, et Inglismaal asub selle brändi arukontor, mis siis on just nimelt sellepärast siia loodud, et hoida seda sidet selle vana traditsioonilise brändiga ning et need autod oleksid kohe algusest ka Euroopale siis sobilikud, euroopalikud ja see on väga hästi neil välja tulnud. Seda briti hõngu on siin salongis tunda? Briti hõngu on palju tunda ja mudelid on palju, mille üle mul on hea meel, et meil on meie mudeli valikus on ainuke maailma kahekohane Roadster, mis on elektriauto, kui ka väike auto, väike linnamaastur, suurem linnamaastur, meil on erinevad, meil on elektriautod, meil on kerghübriidid, meil on pistikhübriidid, meil on väga suur ja lai valik ja seda kõike väga mõnusate ja taskukohaste hindadega. Kui rääkida ikkagi mudelitest täpselt, palju neid siis praegu siin Eestis on? Kui palju? Meil on MG3, MG ZS, MG HS, MG S5, MG Cyberster, praegusel hetkel on 5 mudelit ja neid tuleb kindlasti lähitulevikus juurde. Paratamatult iga uus tulemine enne turult puudunud tulija poolt on tarbijas üles kütnud omad hirmud. Kas ikka on hea? Kas peab vastu? Garanti, meil on 7-aastane garanti, mis juba ise annab väga hea kindlustunde. Autode tehniline pool, et kui me räägime näiteks kerghübriidist siis on, ja ka pistikhübriidist, nende mõlemal on minu hinnangul väga suurepärane koostöö elektrimootori ja sisepõlemismootori vahel, et see üleminek on nagu siidi, see on tõesti vapustavalt hea. Loomulikult on kütusekulud ja muud näitajad väga eeskujulikud, et kui on plaan autot endale soetada, siis miks mitte vaadata, ütleme, turuliidrite Škoda ja Toyota mudelite kõrvale tulla ka meie juurest läbi ja proovida vähemalt hingerahu eesmärgil, et autod on head, tasub proovida. Ja ma vaatasin kas või ütleme seesama hinnakonkurents, mille koha pealt kindlasti inimene väga palju otsuseid teeb ja on täiesti võrreldav nende samade mudelitega, mis siin praegu välja teid ja absoluutselt isegi mõnede mudelite puhul soodsam. Need on positsioneeritud ikkagi madalamale, kui on lähimad konkurendid, ja nad on väga hästi paketeeritud, väga hea varustusega autod, siin ongi põhimõtteliselt võimalik valida ainult varustuse pakettide äri vahel, et ei ole vaja pikalt nagu mõelda, mida sinna kõike peale panna, et hinnad on väga konkurentsivõimelised, hinnad algavad alla 20 000 ja praegusel hetkel me saame pakkuda näiteks pistikhübriid HS mudelit, mis on kõige paremini varustatud luxury versiooni, kus on juba kõik peale, mis sul vaja on, mis elektrijool sõidab 100 kilomeetrit, siis seda me saame täna erihinnaga pakkuda 39 990, mis on väga hea hind pistikhübriidauto kohta. Varustustasemeid MG-l on pakkuda olenevalt mudelist 2 või 3. Kõige enam on eelistatud luxury tase, kus absoluutselt kõik vajalik olemas. Kogu valik on proovisõidu valmidusest nii Tallinnas United Motorsi Peetri esenduses kui ka Jõhvis.